Siin te näete, see Peivatsil on õppepäev, ütleme niimoodi. Nad õpivad, sellepärast et see Põhjamere siin upub iga aasta päris palju inimesi. No mitte palju, aga mõned upuvad. Sest asi on selles, et hoovus on nii suur, näed, nad harjutavad praegu hoovusest peale võtmist. Kui sa lähed, ujud natuke kaugemale, siis hoovus võib su kaasa võtta ja sa lähed lihtsalt hoovusega minema ära merele. Siin on ikka nii tugevad hoovused. Ja see hoovus on tugev, sellepärast see Peivat siin ongi. Et nad harjutavad ennem suurt, näed, hooaega, kõik lipud on üleval ja siia pannakse kaugele, sa võid minna, aga inimesed on ikkagi sellised, kes ujuvad siit, lähevad kaugemale. Ja siis on nagu puuks, ütleme nii. Siis läheb juba helikopter järgi neile, ütleme. Ja nüüd täna paistab siin mingisugune treeningupäev neil. Noh, ilm on ka, ütleme, kuldne, et sihukest asja teha. Et siis nad harjutavad. Aga no see Põhjameri on ilus, aga ta on ikka super kallis. Et meil on nagu selles suhtes hästi läinud, et nad tulid autoga ja siis me sõidame nende uhke bussiga siin ringi. Oot. Ei, vinge, kõik on väga hästi, ütleme nii. Et homme vaatame, äkki saame kalale ka natukene kala püüda või midagi sihukest. Aga siit ta läheb, näed, inimesi on seal taga ja kõik käivad seda Põhjamere ranniku äärt siin. Väga vinge. Ilus. Me oleme jalutanud siin Muuli vahel natukene tulnud siia linna poole peale. Siin käib siuke suur Eeringa tagaajamine. Sest siin toimub see suur Eeringa maailmameistrivõistlused. Mingi 25 vist oli, mingi paari nädala pärast. Näed, siin ta on niimoodi, ta püüab siin oma selle süsteemiga, loobib. Sinna lendas. Teine teeb väikse pausi. Aga noh, teispool on, see on päris kihvt koht, sellepärast, et sa saad sinna teispoole peale, saad, näed, seal sees saad kala ära teha kõik. Aga noh, siin on, sul peab luba olema. See luba maksab 10 € on päevane luba, pluss sul peab olema siis generaalne luba, et siin üldse püüda. Aga inimesi on päris palju, teispool on näha ka, et nad saavad midagi. Et on, aga noh, inimesi on palju, ütleme, kõik on matkaautosid ja värke täis, need sakslased seal, isegi üks on mingi suure rekkaga päris tulnud. Sellel peab ikka plönni olema, et nii, sellel taha topelt silt ka veel. Selle siit liigutad, see võtab kilomeetri peale liitri. See peab mingi rikkur olema. Et tänane päev meil kulgebki siin. Siis näha oleks, homme hakatakse kala ka püüdma või jääbki lihtsalt vaatamisväärsusteks reis. Siin silla otsas ka püüavad. Teispool ikka ma nägin, et mõni keris välja Eeringa. Ilus. Me lähme nüüd sinna vaatama kalapoodi, siis ma näitan kalapoes natuke hindasid teile. Ja siis võtame ja lähme sinna ülesse. Seal on vana punker, sõjapunker. Seal üleval. Siis lähme sinna, seal on lauad, siis lähme sinna sööma. Vaatame, võtame mingi väikse snäksi. Siin käib armastus ja see on armastuse sild. Näed, kui otsite armastust, siis siin on kõik lukku pandud. Siin Põhjamere ääres käib õige armastus, ütleme niimoodi. Vaadake, kus siin on tabasid pandud. Tuled siia, vaatad vaatega Muuli vahele ja avaldad armastust oma naisele. Abielu ettepanek. Kallis, kas sa hakkad minu omaks või hakka? Siin on päris palju, terve see sild. Vaadake, kuidas see läheb. Kõik täis topitud tabasid. Et kui keegi tahab tabapoodi avada, siis on väga õige koht, kuhu tulla ja studeerida, millised need tabad peaksid olema, mis rooste ei lähe, sellepärast siin on kõik firma märgid olemas. Ja on ainult mõni, mis ei roosteta. Näed, siin on Jasmiin,
Florian 2009. Vaat see on kõva lukk. Näed, see on 5 aastat vastu pidanud ja pole roostu läinud, nii et lukksepad vaadake või need, kes on need, mitte lukksepad, vaid kuidas see eesti keeles on, muiskõne? Lukksepad, jah. Et kõik. Et see sild läheb ikka väga pikalt, ütleme niimoodi. See on siin ikka väga pikk sild. Nii et väga vinge, tulge, saate kala püüda ja eeringat püüda ja naisele armastust avaldada. No muidugi see vastu võetakse. Pole tegelikult mõtet, ennem oleks vaja ikka eeltöö ära teha, sellepärast, et kui ikka öeldakse ei selle silla peal, siis siia on ikka jaa ja puu pikalt sõita. Aga muidu väga ilus. Siin näete, kuidas nad puhastavad ja nägid. Päris ilusti saab. Äkki ta müüb ära? Ei ole mõtet, me lähme ise püüdma lähme. Siin on õpetus olemas, siuke boks. Ja mis on selle asja kõige vingem võlu on see, et näed, siin on suitsuahi. Siin saad ise ära ka suitsetada. Pornjaki oma. Siin on nagu see, siin püüad ühesõnaga, siis tuled fileerid ära, siis saad ära suitsetada, kui tahad. Ja siin on siuke ooteruum, kus sa saad need grillida, istuda, kui vihme saab, grillida, istuda või vaadata siis, kuidas teised püüavad. Nii et hästi kihvt koht on, aga siia on ikka väga raske, ütleme, eestlasel tulla, sest see on ikka väga kaugel. Ikka kohe väga kaugel, ütleme nii. See on ju täiesti pärismaalaste saar, ütleme nii. Isegi kui sa Pillundist võtad rendi auto ja tuled siia ja satud, et siin ta on. See on väike vets, ütleme linna vahele tehtud siuke, aga ilus. Saad oma häda teha ja siin on duširuum on olemas. Siin on vähe kangem häda jaoks, aga palju, vaadake neid numbreid siin, saksa numbrid, kõik on saksa numbrid ja prantsuse numbrid ja seal on meie meeskond seal ees. No ja siin on kohe teil pood, saate kohe osta süüa omale, vaadake, mis siin kõik olemas on, absoluutselt igale maitsele. Vaat see on kalapood, ütleme, ja hinnad 100 grammi 26 krooni, 3,5 euri. Näed, see on räigelt hea. See on siib, pool ära kuivatatud ja pool ära, see on ülim hea. Ma ostan sulle ühe. On siib, näed. Sellised väiksed siiad, külm suits ja kuivatatud ja külm suits. See on hellefisk. Siin on ikka absoluutselt kõike, mis sa tahad hingest. Ja siis tuleb muidugi kuum suitsu lõhe, igat pidi näed sitruuniga, siis on see on makrell pipraga seal taga, siis on laks apelsiniga, lõhe tšiliga, siis on lõhe sinepi miksiga, lõhe punase pipraga, lõhe tilliga, lõhe sidruni ja pipraga, siis on lõhe küüslauguga, lõhe pipraga, siis on naturaalne lõhe, siis on lõhe lihtsalt. Siin on ikka absoluutselt kõike, mis sa tahad. Makrell. Näed, ööred, see on forell, väike forell, 100 grammi, 26, üle 5,5 euri natukene. Lähme siis vaatame edasi, mis on hinna. Näed, langustiin. Siin on langustiinid. Ma ei tea üldse, mis see langustiin on, mis selle hind on, peaks huvi pärast vaadata, aga siin on ikka kõik värske.
tiigerkreveti, kõik on nagu väga. Lestapiled kõik erinevad, siis on kammleste kilo on üle 4 euro. Üle 4 euro. Hõbeik. Kulmulle hõbeik. Siis on hildeturg. Lange. Liishai. Lõhe. Ja jätke meelde, vaadake, mis lõhe maksab. Lõhe kotlett lihtsalt kikku tuli pooleks üle 3,5 euri, 100 grammi. Aga arvestage, et see lõhe on siin ikkagi, see lõhe on ju, see ei ole Norra lõhe. Siis on kõik igasugused eeringud, kui on eeringuhooaeg, siis on eeringa marinaad, siis on 237 også. igatpidi on siin võtta selle Põhjamere ääres. Lõheampsud seal ära suitsetatud. Siin on tehtud nagu teie teete seda, ma ei tea, mis eesti keeles on, aga ta on nagu taretis, seda nagu nad on kala magustöitu. Siin on krabisabad, aga kirves, pea 5 euri on 100 grammi. See on ikka, jõhkrad, nimed on jõhkrad. Ja siis siin on pakutakse siin igasuguseid muid asju ka. Aga ütleme, et turist saab omale ikkagi kõik kätte, mis vaja. Me oleme minemas, vaatame, mis nad tahavad. Nüüd me oleme siia tulnud väikest lõuna, siin kõik puhkavad, teevad väikest puhkust, väike supikatel on neil seal olemas ja meie võtsime siis siiga. See on siuke külm suits, pool kuivatatud siig, tursakotletid, natukene eeringat, teine siig ja seal on meil Mellu, Arabella, mereröövli tütar. See on, alloo, keera ennast õigeks. Seda ei vaata, nagu nii mu filme keegi ei vaata, nii et see ei pea häbenema. Lepaoss on siin ja kala ja ütleme nii, et hakkamegi sööma. Et ma ei hakka teile hailiha, see on hailiha, see on merivarblane. Kõik on väga 5+, ja siis on kodu tehtud seda remulaadi, mis on siis kalala super hea, ütleme nii. Nii et jääd isu meile. Kõik on söödud. Ja mis kala oli kõige parem? Siig. Siig oli kõige parem. Proovisime küll kõike ja siig on ikkagi kõige parem. Mello, mis sina arvad, mis kala kõige parem oli? Hello, anybody home? Talk to me. Sa ei pea muretsema, nagu nii mu videosid keegi ei vaata. Ausalt kohe. Mine ise YouTube'i vaata, keegi ei vaata. Mello, ma panin kinni ära, sa ei pea muretsema. Nii, nüüd me läheme edasi muuseumisse, akvaariumisse, muuseumisse, mis siin linnas on, nii et jääge meiega vaatama, mis seal toimub. Kõht on meil nüüd täis, nagu te näete, seal on teist pool silda, nüüd me oleme siit üle tulnud, seal me sõime, siin nad püüavad on ja siin on muidugi ka vaadata, need käpperid lähevad kõik sinna. Seal on minu juures see Laisamäe kalapüük ka, seal on käpperite kohad tehtud. Aga nüüd me liigume selles pärismaalaste saarel siin edasi. Siin on akvaarium, fiskehuus ja akvaarium. Et me lähme nüüd, ostame pileti ja lähme siia sisse. Ja eks siis te juba näete, mis seal sees kõik on. Seal on see kalurite ajalugu. Ma arvan, et seal on see kalurite ajalugu ja siis igasugused veel mingid asjad, mida vaadata. Eks te näete juba, kui me sinna sisse jõuame, mis seal on. Oleme minema
peaks selle ostma, sest mul on ülejäägid. Näitad Riin neile, kus mu ülejäägid asuvad. Ülejäägid, mis meil jäid, kuna nad tahavad õhtul seda panna röstid saia peale, siis mul on kapuutsid topitud see kõik jura. 8 vendade asi vaata. Vaat. Aga ma lähen nüüd proovin kuskilt koti osta, siis saab edasi minna. Jah, see on selle vaalaluuk, kaseloti luu on. No näed. Sest siia jäi kuivale üks kaselott, nii et see muuseumi teema hakkab juba siit pihta. Fiskehuus. No, oleme koduteel veel astunud siit, sõitsime sealt Viidesandest 15 kilomeetrit põhja poole. Ja tegime väikse pausi siin mere ääres, võtsime jäätis ja vaadake, kus inimesi täis on. Need on ju need punkrid, mis sõja ajal ehitati, kõik need betoonpunkreid on täis see Põhjamere ääres. Aga jube ilus on. Tõesti on ikka väga ilus. Ja nüüd istume bussi ja sõidame tagasi idakalde peale. Rahvast on ikka tõesti väga palju. Satud kokku ikka absoluutselt kõiki keeli kuuled. Pikalt läheb see ääres. Seal püüavad kamlesta ühed, ma näen. Vaat nii, aga meie esimese päeva seiklus hakkab läbi saama ja polegi midagi. Vaatame siis, mis meeskond A8 homme teha tahab. 2 päeva pole me juba suurt mitte midagi teinud. Lihtsalt vaatanud asju ringi. Kalal pole välja saanud. Aga nii kui ma olen öelnud, ega mul on ükstapuha, mida me teeme, kui te siin olete. Mina kedagi vägisi kalale ei vii. Selge. Vaatame, mis järgmised päevad toovad.